Tere hommikust, meil on täna tuuline päev. Kell on 9 läbi ja täna on mis päev, kolmapäev on. Mul on nädalapäevad nii segamini, sest ma tööl ei käi ju. Ja sul ei ole üldsegi vahet, mis päev on. Mine ei tea, mis päev on. Mul ei ole üldse vahet. Aga täna on eriline päev selle poolest, et täna on kardinate paigaldus. Meil pannakse siis sellele aknale kardinad. Siis pannakse ukse kõrvale kardinad ja ülesse ka kahele aknale kardinad. Siin on sauna ka vist pannud üles kardinad, jah. Et täna on suhka kardinapäev siis. Ja mis kell nad tulevad? 11.30. 11.30. Penelope magab sellel ajal. Need tulevad 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kardinat, jah. Kõik on Woldi kardinad, jah. Kõik. Eks siis näitab, kui nad Ma nägin, et naabri oma oli katki läinud. See koer oli läinud. Koer tegi. Talle sealt, jah. See oli ribadeks kõik sealt alt. Good luck. Jah. Me oleme nüüd Penelopega siin jalutuskäigul. Siin nõmed need jalutusrajad on maantee ääres. Mõlemal, kõik need teed lähevad mööda autoteed, ja nii lähedalt autoteel, et kui mõni suur auto läheb mööda, siis on suur risk, et Penelop ärkab. Aga praegu siis, 15 minti on kõndid praegu ja ma loodan, et tuleb üle tunnine uni. Aga Herman on siis meil Lindaga kodus ja nad kohe liiguvad poodi. Nad ostavad meile süüa. Täna meil sai Hermaniga tegelikult eelmise nädalal 5 aastat aga Hermani poolt kodus. Mõtlesime, et tähistame täna siis äkki, ma ei tea, äkki teeme sauna ka. Ja ma palusin Hermanil ribi tuua, mul on ribi isu, tahaks ribi. Ma loodan, et leiab, siis võib-olla nad leiavad poest ka kõrvitsa. Äkki saame kõrvitsat mingi päev siin puhastada. Panna õue, meil on naabritel on, 2 naabril on pandud Halloweeni kaunistused välja. Ja mõtlesime ka siis, et teeme. Ja toas mul on juba need kunstist kõrvitsad. Aga mulle andis YouTube teada, et ma olen juba 3 aastat YouTube'is videosid teinud. What? Mul on niisugune tunne, ma olen täiega algaja, amatöör. Aga 3 aastat juba olen teinud, uskumatu. 3 aastat olen oma elu avalikult jaganud. Muidugi, ega ma kõike ei jaga, aga valikuliselt. Mis ma ise tunnen, et tahan avalikkusega jagada. Aga praegu on siis selline märk, et jalutame siin ja mul on mingi peapael. Mul oleks hädasti mütsi päe, aga tegelikult ma tellisingi About You'st tellisin. Et pakkvarsti peaks tulema, et siis saab mütsiga pähe panna. Sorry, need on kogu aeg on see automüra on taustaks. Ja ma pean selle video lõikama kogu aeg, ma näen, et auto tuleb, panen kinni ja alustan uuesti. Selle müraga on üldse niimoodi, et meil seal külas on ka nagu need maju ehitatakse seal. Ja kogu aeg on mingid need kraanad ja ma ei tea, kopad ja traktorid ja need liiguvad ja siis teevad seda, kui nad tagurdavad, teate küll seda piip, piip, piip. Jumala raske on nagu leida sellist vaikset kohta, üks lapsega jalutada. Kogu aeg nagu on see, et uni on katkendlik. Ja mäletan, meil Lindaga oli sama teema siis, kui Järvetorni kolisime, see oli nagu, me olime suht üks esimesi kortereid seal. See tähendab seda, et ümberringi kogu aeg ehitus käis ja mingi puurimine ja kogu aeg olid need uinakud nagu katkendlikud selles mõttes, et puurimise peale kogu aeg meil Linda ärkas ja kogu aeg oli probleem selle unetundide täis saamisega, nii jõhker. Kogu aeg on mingi stress selle magamise pärast. Et jah, aga kogu aeg peab olema mingi nagu väljakutse, aga igal juhul. Jah, eks nad peavad harjuma ka lapsed sellega. Herman läks Penelopega nüüd teisele õues käigul, ehk siis ma ei tea juba mitmes uinaks on, 3. või 4. Aga meil on siis need kardinad on paigaldatud. Et meil on nüüd siin endal akendel. Linda, ma ju sõin sinu toitu. Selline on siin ja siis sai pandud ka siia
ma ei ole ikka veel neid kleepsusid siit eemaldanud. Pole lihtsalt aeg olnud. Aga siin on nüüd olemas see, et õhtuti me paneme selle ette. Meile ei meeldi, et see siin õhtul, kui tuled põlevad toos, siis. Ja siis üleval ka sai koridori akendale need lisatud. Ma kohe näitan teile, kus need on. Et siin on siis ka põhimõtteliselt on kõik nagu sellised neutraalsed. Vabandust, mul on kogu aeg siin need klaasid ja mustad, ma lihtsalt ei jõua nii kogu aeg puhastada. Et siin on siis ja ühtlasi siis siin ka, et meil on nüüd privaatsus tagatud, sest meil on nüüd seal vastasmajas on ka naaber. Ennem ei olnud, aga nüüd on seal ka elanik sees, nii et meil on siis põhimõtteliselt nüüd on meil siis kõik kardinad nagu olemas. Noh, köögis on veel see, mis on suunaga metsa poole, aga me mõtleme, et vast saab metsast keegi meile aknast sisse ei vaata. Et noh, kuigi aeg-ajalt inimesed seda jalutavad, aga vast sellega pärast ei pea praegu muretsema. Aga meil on pandud saun küdema. 36 kraadi näitab praegu, et plaan on täna minna sauna. Sest üks päev nüüd, kui ma sain selle rohelise tule arstilt ämavandalt pärast kontrolli, siis ma käisin kohe saunas ja mõnus oli saunas olla. Ja meil on plaan siis teha neid täna veel neid ribisid. Nii et täna tuleb selline mõnusa õhtusöögiga õhtu. Kui Herman on koju tulnud, siis mul vist seal kuskil väikene aken on ja siis peab hakkama Penelopet juba magama panema, aga ma arvan, et siis on juba siuke värk, et siis ma vist olen enamus aja Penelopega, et siis ma ise sauna ja niimoodi ei saagi minna. Et ma pean need kõik käigud siis suutma. Nüüd oleneb, millal saun valmis saab, kas ma jõuan ühe satsi saunas ära istuda, enne kui Herman koju jõub Penelopega. Ja siis pärast võib-olla saab ka veel ühe satsi ja siis mingi hetk ma panen ribid kahju, et saab siis kõike peab nii kihku-kähku tegema selle ärkveloleku akna ajal. See ärkveloleku aken veel õhtuti on nagu lühem ka, et päeval on enam-vähem 1 tund. Aga siin õhtupoole juba läheb see lühemaks, et vältida seda üleväsimust. Ja lisaks siis praegu veel on mul kuskil, ütleme, 20 minutit on aega siin arvutis veel natukene tööasju teha. Õnneks mul kiired asjad on praegu möödas, käibedeklarid on tehtud. Et nüüd kuni uue kuu alguseni peaks olema siis tööasjadega natukene rahulikum. Tere hommikust! Meil on juba käes neljapäev. See tähendab, et Penelope sai 7-nädalaseks täna. Ja meil on siin hommik, on siuke pilves, suht hämar on. Ja me vist tegeleme täna sellega. Melinda? Teeme selle sees tühjaks ja teeme silmad ja suu. Ja täna vist õue ei saa panna, vihma sajab, aga või katuse alla saame kuskile panna, aga või paneme teine päeva õue siis, kui on õues kuiv. On ju? Ja paneme küünla sisse. Niimoodi nagu naabritel. On ju? Jah. Naabritel on ka meil, 2 naabril on kõrvitsad. Ja siuke mõnus, cozy vibes on. Meil on, see ei käi siin. Siukene sügisene värk. Ja mis sina teed? Mis sa teed? Customer support messages. No ma arvan, mingi tellimus või? Ei, see oli, ma arvan, et vaata see, mis ma tellisin, need hambaharjad. No. Et ma arvan, ma ei tea, kuidagi mul tuli nagu vale email ja ma kirjutasin vale firmadele ja ta ikka kirjutab mulle, kas on kõik korras. Väga politseb, aga vaata see teise firma, kus mina kirjutasin, nad üldse ei kirjutanud mulle. Okei, ja nüüd sa kirjutad mingi täiesti lambi ta kirjutab mulle kogu aeg, kas sa said oma asju, kas midagi. Ütled ei saanud. Saadki uuesti. Aga mis firmas on siis? Ka mingi hamba? Elegato, kusjuures mina ei tea, kus ma sain selle emaili. Aga... Ja nüüd sa chatid temaga või? Ärge kirjutage kuskil suvalis. Ma ei tea, mul tuli mingi teine reklaam. Ma ei oska öelda, kuidas ma kirjutasin. Okei, huvitav. Äkki oli kiire. Fish like this. No meie pumpkin sai valmis. Õhtul paneme õue siis. Tõest võis praegu olla toas. Me teeme siin mini kaneelirullikesi. Noh, kuhu need mahutame?
mõned on vaja veel mahutada vaja. Ja Herman on Penelope, pane siia. Paneme siis ahju selle. Ja vaatame, mis meil välja tuleb. Esimest korda teeme pärmilehte aignast kaneelirulli. Nii, hei. Mulle siin tõi kuller vahepeal ühe paki, et ma rääkisin, et mul oli tehtud üks tellimus, ma toon kohe. Sain siis selle About You paki just kätte, et mul oli tehtud tellimus. Teeme lahti, jah? Nii, et siin on nüüd, ma olen ainult endale võtnud mõned asjad. Võtsin aluspesu, võtsin, muidu ma olen siin terve raseduse aja ja siis nüüd pärast rasedust ka mingid niisugused very simple mingid bokserid lihtsalt, et nüüd lihtsalt võtsin natuke viisakamaid mingid pitsilisi, nagu ilusamaid pesusid ka, ühed roosad mingid ja siis veel ühed roosad, et lihtsalt midagi ilusamat ka, et ennast natukene paremini tunda, mitte kogu aeg veninud ja dressides ja siis ma võtsin ühe topi, kohe vaatame, peaks olema siuke lihtsalt mõnus kodus olemiseks, selline topp. Panen varsti selga ka. Siis müts, mida ma väga ootasin. Selline müts. Proovin kohe pähe. Muidu ma vaatasin neid tutimütse ka. Aga tutimütsiga on lihtsalt see teema, kui sa tahad nagu mingit, kui on mingi tuuline ilm ja tahad mingit lisakaitset, siis tutimütsiga ei saa kapuutsi pähe panna, et nendega on palju parem, et saab panna kapuutsi pähe. Ei, päris äge müts on, pole viga. Mõnus materjal on ka. Selline Penelope oma. See on nüüd enne oma. Ja siis võtsin veel ühe kampsuni. Sellise roosa. Ma tahtsin just nagu, et oleks eest lahti käiv kampsun, et saaks nagu lihtsalt peale visata näiteks kodus olles, et või ükskõik kuhugi minnes. Äkki ma proovingi selle topi ja kohe kampsuni ka endale peale. Aga veel üks asi, mis ma tegin endale kingituseks, lihtsalt selle eest, et ma olen ilusti vastu pidanud ja Penelope on elus ja et ma ta sünnitasin ja ma tegin endale kingituse siis ühe käevõru. See on siis mingi Swarovski käevõru, sellise. Ma ei tea, kas siin nagu on näha. Äkki ma näitan. Sellise, ma panen kohe omale käe peale ka, vaatame, kas mul on suht peened käed. Oota veel hinda. Nii, sellel oli, õnneks oli võimalik võtta üks, oota hinda, mis see siin? Ühe lüli sai vahelt ära võtta, et siis sain endale parajaks selle suuruse. Mega ilus on. Et selline mega ilus minu meelest. On või? Kas sulle meeldib, Melinda? Jaa. Tahan ka endale teen. Jaa, aga see on emme oma. Aga tahan ka panna endale. Ei, see on emme oma, on ju. Oi, ma olen mega rahul selle ostuga. Väga ilus. Aga tahan olla ta ei ole nagu ebamugav ka, et muidu mul on see probleem nende käevõrudega, et nad on liiga suured ja siis nad on nagu häirivad, aga see on nagu väga süke õiges suuruses. Ilusam ja sädeleb ilusasti. Nii, proovin nüüd seda topi ja kampsunit kiiresti. Tegin terve videoklipi niimoodi ära, et ma ei filminud, nii et hakkan otsast peale. Et see topp sai siis nüüd selga pandud, mul on see rinnahoidja padi on paigast ära, ärge seda vaadake. Aga ühesõnaga see topp hoiab ilusti mul selle kõhu ka sees, et ta nagu vormib pesu natukene. Ja kodus olemiseks ideaalne topp. Ma isegi mõtlen, et seal oli musta värvi ka, et ma vist võtan musta värvi ka, et see on tõesti väga mõnus, istub ilusti. Ja kampsun ka, sain juba selga proovida, väga ideaalne. Mega ilus värv.
ja täpselt niimoodi, nagu ma tahtsin, et ta istuks, et ta ei oleks liiga ümber ja et saabki niimoodi, noh, koos selle topiga minu meelest väga nunnu ja väga sihuke roosa manna ja täpselt see, mis ma ootasin. Ja see, vaadake seda, kui ilus see on. See on nii ilus, ma olen nii rahul sellega. Kui mul on meeles, ma panen kõik nende toodete lingid video alla ja mina ise sain need kõik minu meelest soodushinnaga, mingi kampaania oli, sooduskampaania. Ja see müts sobib isegi Melindale. Meil on kana ahjus, aga Melindale läks isegi see müts hästi. Nii et aluspesu vist mul ei olnud soodustusega, aga noh, aluspesu on nagu nii siuke isiklik asi. Nii et ma võtan need asjad riidest ära kiiresti ja lähen tööd tegema. Tere, meil on jälle käes uus päev. Ja lihtsalt eelmise klipi vabanduseks, et mingi haul keset kööki, et mul lihtsalt on nii kiire, kõike tuleb nii kiiresti teha, et ma ei jõua isegi pesema, et mul on juuksed ka nii mustad. Äkki on ja mustad on jah. Et äkki, kui nüüd Penelope mul on praegu uinakus, et kui ta nüüd, ma ei julge minna pesema siis, kui ta magab, sest äkki ta ärkab ja ma pean jooksma. Aga äkki, kui ta nüüd ärkab, ma käin, tegelikult vist ei käi ka, äkki käiks ennem. Käime ennem õues ära ja siis äkki saan minna pesema. Igal juhul, jah, Penelope magab, meil kell on 12 ja ma tegelikult just tegin tellimuse, toidupoe tellimuse ja ootan seda, et see peaks kohe jõudma ja 160 eurot läks. Kohutav. Et kui see jõuab, siis ma näitan ka, et mis siis 160 euro eest saab. Ja noh, okei, mähkmeid ostsin ja niisuguseid asju, beebitarbeid, et noh, need maksavadki palju. Aga täiesti nagu, kuidas nii palju asjad maksavad. Ja nii, mul vahepeal kuljer nüüd jõudis ja Penelope ärkas, et ma panin ta uuesti. Ma ei tea, kauaks ta nüüd jäi. Aga loodame, me saame selle hauli ära teha koos Melindaga, et mis me siis poest saime. Üks asi, kokku läks siis 140 eurot, sest üks asi nüüd poes ei olnud ja siis see jäeti välja, et see oli siis üks beebiõli, et see jäi mul siis välja. Nii, aga siis pampersid, number 2 on meil juba. Järgmiseks Pärmi lehtaige, üks pakk. Me sööme iga hommik putru, et meil on siis siin seemnete kliidega helbed. Siis üks pakk Pealinna minipelmeene. Siis Melindale nende... Kui on soolast ja soola, siis on seda. Jah, siis kui soolane toit on söödud, siis magustoit. Aga praegu veel, okei? Lase olla, aga ma ei taha, et sa paned see kaduma. Ei pane. Nii, siis kodujuustu sööme hästi palju. 2. Toidukoor. Ma plaanin teha täidetud paprikaid, siis sinna läheb toidukoor. Siis endale D-vitamiini. Raseerimisvahendid, avokaado, kõvad on, aga lähevad vist pehmeks, 3 tükki avokaadosid, siis terve suur kana, ma loodan seda nädal aega süüa, siis pataati, 2 tükki, sibulat, ma tarbin hästi palju sibulat, panen toidu sisse. Kurki, 2 tükki. Kuna ma tahan teha täidetud paprikaid, siis neid terve kilo ja osa jääb siis niisama söömiseks ka. Siis keefiri, et kõht oleks korras. Siis veel pudru manti, see on siis täistera odrahelbed.
täidetud paprikale läheb siis ka riivjuust. Ja loomulikult kohvijoad, õige. Need teevad ka muidugi selle ostukorvi kallimaks. Siis veel pudrumaterjali võtsin ka hirsihelbeid seekord juurde. Kotletisegu. Oih, kas ma haakli aja võtnud, ma võtsin kotletisegu hoopis. Siis lõhe, loomulikult, see maksis 16 €. See teeb selle ostukorvi kallimaks. Siis ei ole võimalik. Ma ostsin 2 kana. Ei ole võimalik. Miks ma 2 tükki võtsin? Ei ole võimalik, võtta palju, millal selle kuupäev on? 28. Okei. Kas ma tõesti võtsin 2 kana? Ma kontrollin, äkki mingi viga. Kontrollisin üle, ma olen ikka tellinud 1 ja mulle ongi pandud kogemata 2 kilost ahjubroilerit. Ma praegu kirjutasin Wolti, et mis ma teen sellega. No, oota meie käes. Et ma ei tea, mis ma teen sellega, et kas ma pean tagasi andma või mul pole sellist olukorda veel olnud, et mul on midagi topelt. Mul on alati midagi puudu olnud. Ma vaatan, mis Wolti teenindus mulle vastab. Penelope ka ärkas meil. Joo, sa ärkasid. Sa ärkasid, ta meil naeratab juba. Eriti hommikupoole on ta siuke heatujuline, aga õhtuti ka vahel naeratab. Ja ta naeratab mulle ja Melindale. Joo. On ju Melinda? Penelope! Buenos dias! Nii, aga me vahetame mähkmed ja siis me proovime panna äkki selle 1 kana ahju. Ma just suhtlesin Woltiga ja Wolt ütles, et nad ei võta seda ära, et see jääb mulle, nii et ma pean nüüd oma menüü ümber mõtlema, et ma ei tea, kas täidetud paprikaid kanaga teha, sest liha ma unustasin tellida. Nii et jah, ma panen 1 kana ahju, kas see peab olema, kuna see 2 kilone, siis peab päris kaua vist ahjus ka olema, et jah, ja siis me lähme õue. Aga kui päike paistab, kui vihma saab